Tere! Kui korduvkasutatav joogipudel kõlab enamusele tuttavalt, siis ma usun, et mikrobioloogia teie hulgas väga palju ei ole, kes mind täna kuulavad. Seetõttu ma katsun seda natukene ehk rääkida lihtsamas keeles. Ja kui nüüd hakata mõtlema, et kuidas siis tõesti hinnata, kas nüüd on mikrobioloogiliselt kvaliteetne või mitte, siis kindlasti on joogivees mikroobe ja meil ei ole võimalik neid kõiki üles kasvatada ja vaadata, kes seal täpselt sees on. Et me peame alustama millestki mingitest reeglitest. Ja meie esimene asi, mis me siis vaatasime, oli, et millised on mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad Eesti Vabariigis kehtivate normide järgi. Kõige lihtsam on meil filtreerida vett ja vaadata siis Escherichia colit ja enterokokke ja 100 milliliitris ei tohi neid üldse olla. Ja see norm siis kehtibki jaotusvõrgust tuleva vee kohta või siis, kui see vesi on mahutites või tsisternides. Meil ei ole kahjuks eraldi norme, milline peaks olema vesi korduvkasutatavates joogipudelites, aga meil on olemas normid ka selle kohta, kui vesi on poes müügil kas pudelites või kanistrites ja sellel hetkel vaadatakse tegelikult samamoodi Escherichia colit ja enterokokke, aga vaadatakse 250 milliliitris ja ka vaadatakse Pseudomonas aeruginoosat sinna juurde. Ja siin kõige all on siis näha, et ka kolooniate arvu. Kolooniate arv on selline näitaja, mis mõnikord kasutatakse sõna heterotroofsete bakterite arv, mõnikord räägitakse mikroobide üldarvust ja vee puhul alati määratakse siis 22 kraadi juures kasvatamisega ja 37 kraadi juures kasvatamisega. Ma korraks nüüd tahan teie tähelepanu suunata ka nendele numbritele, et te pärast saaksite paremini aru, kui ma räägin oma uuringu asjast. Et kui need pudeliveed, mis on poes müügil, siis 22 kraadi juures ei tohiks 1 milliliitris olla rohkem kui 100 mikroobi ja 37 kraadi juures rohkem kui 20 mikroobi. Mida me võiksime seadusandlusest veel juurde näha, on see, et tuuakse välja eraldi siis mikrobioloogilised indikaatorid joogivee jaoks, mille puhul siis räägitakse küll sellest samast kolooniate arvust. Vabandust, vale nupp sai. Et 22 kraadi, aga juba ei anta konkreetseid numbreid, vaid öeldakse, et ebaloomulike muutusteta, aga tulevad juurde siis koolilaadsed bakterid, mida ei tohi ka 100 milliliitris olla. Kui me nüüd mõtleme korduvkasutatavate pudelite peale, siis kõik on nagu selle poolt, et neid kasutada, sest vesi on vajalik. Tsentraalne kraanivesi Eestis enamasti on väga hea kvaliteediga ja see on odav, see on keskkonnasõbralik, aga sellegipoolest inimesed sageli on nagu segaduses, et kas ma siis peaksin ostma poest seda vett pudeliga või äkki ka tõesti kraanist sinna enda pudelisse lasta. Ja nendele küsimustele oleme üritanud leida siis vastust Tartu Tervishoiukõrgkooli rakendusuuringu raames Eesti elanike joogivee tarbimisharjumused ja erinevad tudengid on siis erinevaid vett uurinud. Mida meil on teada juba kaasa võtta siis sellest poes müügil olevate vete uuringust, on see, et tegelikult me ei leidnud, jälle vajutan vale nuppu, ei leidnud enterokokke, ei leidnud Escherichia colit, ei leidnud koolilaadseid baktereid. Ainus, mis oli üle normi osades pudelitest, oligi just nimelt see mikroobide arv, mikroobide üldarv või kolooniate arv või heterotroofsete bakterite arv, ehk siis selliste bakterite arv, kes ette nähtud temperatuuril sellel söötmel, mida kasutatakse rahvusvaheliselt kogu aeg selle mikroobide arvu loendamiseks, oli siis üle piiri. Et kui me tuletame seda esimest slaidi meelde, et siis 22 kraadi juures oli meil lubatud kuni 100, et siis me leidsime umbes 16% pudelitest, kus see arv oli suurem, aga see ei tõusnud kunagi 1500 koloonia või mikroobini 1 milliliitri kohta. Ja 37 kraadi juures me leidsime ka terve hulga pudeleid, aga see arvukus jäi ikkagi alla 500 mikroobi milliliitri kohta. Mida on teada varasematest pudelivette uuringutest? Et see on ka see, mis andis sellise kiusatuse vaadata, millist pudelivett joovad siis meie inimesed. Oli väike lootus, et äkki kui meil on ikka vesi alguses, mis pudelisse juba pannakse nii palju puhtam võib-olla ja meil võib-olla ei ole nii kuum ja palav, et lootus oli, et me saame siit paremad tulemused välja, aga siis mida me nagu nägime Rio de Janeiro uuringust oli see, et kus nad kasutasid uurimiseks 60 inimese joogiveepudeleid ja need inimesed olid tulnud jõusaali ja sealt leiti päris sageli stafylococcus aureust
Nii, näete 27%, Escherichia koolid 17%, Pseudomonas aeruginosad 13%. Siis USA-s tehtud 90 pudeliga uuringust leiti päris palju koolilaadseid baktereid, 23,3%, Kanadas jällegi 76 pudelit uuriti, 13% leiti koolilaadseid baktereid ja ikkagi päris sageli käib selle korduvkasutatava pudeliga kaasas ka kõrge mikroobide arv ehk siis heterotroofsete bakterite arv ja tõesti on leitud ka selliseid pudeleid, kus on 8 korda 10 kuuendas ehk siis 8 miljonit mikroobi milliliitris ja on leitud terve hulk seoseid, et mis siis mõjutab seda, kui palju neid mikroobe seal veepudelis on ja mida on näidatud on siis see, et kui pesti pudeleid pesuvahendi ja käsnaga, siis oli mikroobide üldarv hoopiski suurem, kui pesti nõudepesumasinas, siis oli mikroobide arv väiksem, kui nendes pudelites oli hoitud teisi jooke, oli mikroobide arv jällegi suurem ja kui siis nüüd võrreldi klaaspudeleid ja plastikpudeleid ja metallpudeleid, siis kõige puhtamad olid klaaspudelid ja arvatakse, et see võib olla täiesti lihtne põhjus, sest klaaspudelis me visuaalselt näeme kõige paremini, kas see pudel on puhas või ei ole. Ja mida me siis tahtsimegi uurida? Kõigepealt võrrelda Eesti Vabariigis kehtivate normidega. Teiseks, kuna nendes artiklites oli võetud uhteproove pudelite sisepooltelt, siis me võtsime samamoodi steriilse tampooniga pudeli sisesuult uhteproovi ja rikastasime siis Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureuse, koolilaadsete bakterite, sealhulgas Escherichia kooli vastu. Ja tegime siis ka väikese ankeedi, et hinnata, kas on mingeid seoseid pudeli omaduste ja tarbijahügieeni ja kasutamisharjumustega. Esimene trikk oli see, et kuidas me saaksime nüüd need pudelid kätte selliselt, et selle omanik ei tea, et me plaanime seda uurida. Et ta ei oleks ennem teinud suur puhastust ja siis me ei saaks tegelikke tulemusi. Ja selle jaoks me ette hoiatamata astusime siis hommikul tudengitele ligi siin Tartu Tervishoiu kõrgkoolis, küsisime, kas neil on korduvkasutatavad pudelid kaasas. Tähtis oli see, et see oli ka peaaegu vett täis, et meil oleks piisavalt mida analüüsida ja pakkusime võimalust siis uuringus osalemiseks. Me läksime kohe siis uuringuruumi, valasime veepudelist ümber steriilsesse pudelisse ja seda steriilsesse pudelisse valatud vett hoidsime siis külmkapis, kuni me saime analüüsi tegema hakata. See oli ka põhjus, miks me ei saanud väga palju pudeleid korraga kaasata, et need veed tuli kohe esimesel võimalusel ära analüüsida, et me tegime seda 3 erineval päeval ja kokku suutsime siis kaasata 31 erinevat isikut ja nende pudelit. Me võtsime uhteproovi ja täitsime ankeedi, nagu ma juba ennem rääkisin. No mida me leidsime, mida me tegime kõigepealt, et tegime neid samu asju, mis juba ennem seal standardis ma teile näitasin, et vaatasime siis 1 milliliitris vees mikroobide üldarvu 22 kraadi juures kasvatades, 37 kraadi juures kasvatades ja filtratsioonimeetodil katsusime loenda enterokokke, Escherichia koolit ja muid koolilaadseid baktereid ja siis Pseudomonas aeruginosat. Ja nii palju kui võimalik me tegime seda siis ISO standardite järgi, et ainus, kus meil nüüd eraldi agarit sisse polnud ostetud, oli Pseudomonas aeruginosa, et ta kasvab samamoodi siis selle koolilaadsete Escherichia kooli agari peal, et nägime päris palju vaeva siis, et välistada kõiki neid, et ütelda, et see Pseudomonast seal lõpuks ei ole. Ja siis selle uhteproovi puhul kasutasime rikastusmeetodit ja hiljem siis selektiivagareid nende väljakülvide tegemiseks. Mida me tulemustest siis nägime? Oli üpris ootuspärane, et mikroobide arv on kõrge, et ma ei arva, et selles on nüüd midagi väga traagilist, et kui te nüüd mõtlete selle alguse peale jälle, kus see mikroobide üldarv 22 kraadi juures polnud isegi numbriliselt välja toodud joogivees, vaid et oli öeldud, et ta ei erineks muudest, siis tegelikult on nagu raske ütelda, kui palju on palju, aga kui me võrdleme pudeliveega, mis on poes müügil, siis sealt me kindlasti leidsime kõige rohkem 1500, siis nüüd 1200 oli see, millest meil nagu nendes joogipudeltes see tulemus pihta hakkas ja läks siis välja kuskil 60 000-ni. Ja 37 kraadi juures samamoodi, kui see norm poes müügil olevates pudelites on 20 ja kõige rohkem me leidsime kuni 500, siis kindlasti on korduv kasutatavas pudelis mikroobe rohkem, aga see on see osa, kus me saame ise kaasa aidata, et neid seal pudelis nii palju ei oleks. Mis mind rohkem murelikuks tegi, oli see, et me leidsime peaaegu pooltest pudelitest koolilaadseid baktereid ja umbes 10% enterokokke. Me väga muretsesime alguses, kas need
kas need mikroobid võiksid olla pärit juba sellest veevärgist enne, kui me pudelisse paneme. Aga meil oli õnne, et enamus nendest vetest pärines ühisveevärgist ja need 4 proovi, mis olid erakaevudest, tegelikult oma kvaliteedi poolest ei erinenud teistest proovidest. Et me ikkagi pigem kaldume arvama, et see oli see joogipudel, mis oli pesemata või puhastamata, kus need tekitajad sinna sisse olid sattunud. Uhte proovide puhul me suutsime leida siis ühest proovist Pseudomonas aeruginosa, eriti täpselt ei oska siin sihtida, ja siis 11. proovist Staphylococcus aureuse, mis läheb ka tegelikult päris kenasti eelnevate uuringutega kokku ja see näitab taaskord seda, et see mikrobiota, mis on teiega endaga kaasas, võib väga kenasti üle minna sellesse joogipudelisse, mida te kogu aeg kasutate, et kui me muidu võib-olla väga ei soosi seda, et juua samast pudelist teiste inimestega, eriti siin koroona olukorras praegu, siis võt selline inimese enda korduv kasutatav joogipudel võib olla nagu eriti selline, kust võõred inimesed ei peaks jooma. Mis on veel, mida siit kaasa võtta? Pudeleid tegelikult pesti vähe, peske rohkem, ja? Et tegelikult ainult 4% nendest, kelle proovi me analüüsisime, olid oma pudelid pesnud oma viimase nädala jooksul. Pesuvahendid kasutavad umbes pooles, käsna või pudeliharja kasutavad umbes pooled. Huvitaval kombel meil muidugi oli vähe proove ka, ja? Aga meie analüüsidest ei olnud näha, et pudeli pesemissagedus või siis pudeli kasutuses olemise aeg oleks mõjutanud mikroobide arvukust. Ja teine, mida me ei näinud, oli see, et näiteks nõudepesumasinas pestud pudelid oleksid kuidagi puhtamad. Et mida tasub nagu meeles pidada, kui te pesete pudeleid nõudepesumasinas, et esiteks, kas pudelit on üldse lubatud pesta nõudepesumasinas, et jälgige neid märke, kui teil on plastikpudelid näiteks. Aga et kui te sätite seda pudelit nõudepesumasiinasse, kas see vesi pääseb igale poole, nii et ta tegelikult selle pudeli korralikult seest saaks ära pesta. No kui ma nüüd ennem rääkisin mikroobide üldarvust, et on raske ütelda, kui palju on palju, siis ikkagi me nägime väga selgelt seost, et plastpudelites oli meil ka rohkem mikroobe keskmiselt kui klaas- või metallpudelites, täpselt nagu varasemates uuringutes. Siis kui seal pudelites oli hoitud muid jooke, siis oli rohkem mikroobe. Mis on nagu niisugune ehmatav tulemus on see, et kui on pestud pudeleid pesukäsna või harjaga, siis nendes oli rohkem mikroobe üldiselt ja oli ka rohkem koolilaadseid mikroobe. Ja selle koha peal ma ei tahaks teile öelda, et ärge peske harjaga, vaid pigem ikkagi tuleb pudeleid harjaga pesta, aga valige selleks puhas hari. Mitte niimoodi, et te lisate siis sealt harja või lapi küljest neid mikroobe sinna pudeli sisse. Miks on nühkimine tähtis, on see, et mikroobid armastavad kasvada sageli biokirme ehk biofilmina ehk biokilena ja tegelikult on neid sealt vaja lahti nühkida küll, aga kindlasti siis puhta vahendiga. Ja kindlasti mikroobide arv joogivee seismisel kasvab, et kui me võime mõtelda, et mis seal vees pole midagi süüa, et mikroobid hakkavad ära surema, et tegelikkuses mõnda aega kasvab ta päris kenasti, et seda vett tuleb seal pudelis ikkagi vahetada. Ma olen need järeldused teile kõik kenasti juba ära rääkinud ja kuna aeg on täis, ma ei hakka neid üle rääkima, et siis suured tänud kuulamise eest. Suur aitäh teile. Te mainisite, et kuna teema läheb ka inimesena nii korda, mitte ainult teaduse perspektiivist. Te mainisite, et pudeli pesemiseks peavad olema konkreetsed erivahendid. Mitte erivahendid, aga seda peaks seestpoolt ka pesema ja nühkima. Ja seda peaks tegema käsna või harjaga, mis on vaid siis mille pesemiseks? Mitte vaid, aga lihtsalt, et ta ei oleks selline, et ta on must. Et me ei saa näiteks käsna või harja kasutada 10 aastat järjest ja loota, et see on endiselt puhas. Nõus. 10 aasta perspektiivist saan aru, aga nüüd küsin hoolsa koduperenaisena. Mitu erinevat harja või mitu erinevat käsna peaks mul olema selleks, et ma suudaksin oma perele tagada pudelivee kvaliteedis mikrobioloogilise puhtuse? Ma pigem arvan, et neid harju, lõikelauad hoitakse küll lahus, jah? Et lõikelauda peab tõesti mitu olema. Ma arvan, et harju ja käsnu ei pea nüüd olema, et see on pudelite jaoks ja see on nõude jaoks, vaid lihtsalt tuleb piisavalt sageli vahetada ja vajadusel pesta on ju mitmed asjad, mida kannatab näiteks isegi pesumasinas pesta, jah? Või siis vahepeal lihtsalt keevaveega üle valada võib-olla, jah? Et mitte, et neid peaks olema nüüd terve rivi seal. Ma juba kujutasin ette, et kuidas saaks veel ühe süsteemi teha süsteemide juurde. Ja teine küsimus, mis puudutab just nimelt nõudepesuvahendite keemiat. Kas seda ka uuritud on? Kui palju sellest jääb pudelite külge, kui me neid korduv kasutame? See oleneb kindlasti, see tähtis on see oluline loputamine, eks. Et üks on see, palju seda külge jääb
milline see algselt on, jah, aga teine on ka see, et kui hoolega me tegelikult loputame. Et ma ei ole nende uuringutega ise tegutsenud, aga ma täitsa usun sellesse, et see on oluline, jah. Ja ehk, et siis tõesti tuletab lihtsalt meelde, kui palju füüsilist tegevust, meelepärast füüsilist tegevust selleks, et me saaksime garanteerida seda puhtust, millest hetkel teie esinemises juttu oli. Ja tegelikult on see lihtsalt teeme pudeli puhtaks ja seda vett kannatab nagu korduvalt kraanist võtta küll, on see nagu üldkokkuvõte. Ja lõpetuseks soovitus, kui mitu korda nädalas peaks korduvkasutatavad pudelit pesema. Ma käin korraks eetrist välja, sest et seesama tore pudel, mille eelmine kord konverentsil iga külaline sai, ehk et terves kehas terve teadmine, et öelge mulle, et kui mitu korda siis seda pudelit nüüd siis tuleb hoolsalt loputada. No see on ka üks asi, et küll me mõtlesime, et kas hakata tegema selliseid kunstlikke katseid, et me kohe siis vaatame, proovime ja joome ja hoiame, et me ei suutnud välja mõelda sellist standardset süsteemi, mis annaks meile head vastused selle kohta. Aga mina isiklikult soovitaksin iga kord teda ikkagi pesta, mitte ainult, et valan tühjaks ja valan uue või asemele. Ja see iga kord on siis? No ikkagi iga päev, jah. Ehk iga õhtu pesumasinasse? Kas pesumasinasse või vähemalt... Või siis see nühkimine? Kui hommikul ei olnud meeles seda nagu, või no õhtul ei olnud, võib-olla ma ikka paneks hommikul selle vee sinna pudelisse, värske vee. Hommikul värske vesi pudelisse, õhtul pudel ära pesta või hommikul enne ära pesta? Oleks, kui ta vahepeal saaks kuivada, jah. Veel oluline moment. Õhtul ära pesta, kuivada lasta ning hommikul värske vesi sisse. Mul ei ole selle taha niisugust teaduslikku, aga nagu kogemuslik tunne on see, mis ütleks nii, jah. Suur aitäh nii põhjaliku ülevaate eest ja nii heade juhiste eest. Ma loodan, et teadus viib edasi ja teeb head. Aitäh teile!